Ma arvan, huvitav ongi see, et me oleme nüüd aasta võrra edasi tiksunud ja kui me istume maha ja vaatame, kuhu me oleme jõudnud ja kust me alustasime, siis tegelikult teekond on olnud vägev. Kindlasti, ma arvan, et see on pigem üks hooaja õppetunde, et rohkem riskida, et nagu võtta neid võimalusi, et minna nii-öelda ka võisteldes, siis minna oma mugavustsoonist välja, et proovidagi, et mul on tegelikult nii palju võistlusi, mida ma saan võistelda, et sa riskid ja proovid ja miskid töötab. Natuke peab mõtlema ka, et päris nii mõtlemata ei saa, et nüüd iga kord riskin ja siis mingi riskin niimoodi, et pärast olen kraavis omadega, et seda väga ei tahaks, aga et kindlasti mugavustsoonist välja, sest et see on tavaliselt midagi, see nagu hetk, kui head asjad juhtuvad. Ma arvan, et ma tahakski rõhku panna unele, et see midagi, mida eelmine hooaeg, ettevalmistushooaeg siis just nagu natukene jäi liiga väheseks seda ja ma arvan, et see nagu annaks palju juurde, kui mul oleks puhkuse pool siis nagu ka korras. Võib-olla see, et minu jaoks oli väga lahe võistlus sel aastal mul esimene etu, ehk siis Euroopa Junior Cup Panevežises, mis oli mu esimene nii-öelda suur välisvõistlus. See oli väga lahe ja teistsugune võrreldes Eesti võistlustega, see oli nagu professionaalsem ja üldse oli kõik see kogu võistluse asi kõik lahe. No praegune eesmärk ongi järgmiseks aastaks, et jõuda rohkematele etudele ja tahaks ka jõuda Euroopa meistrivõistlustele. Otsest eeskuju ei ole, lihtsalt tahtmine, et kaugele jõuda. See hooaeg mul oli päris mitmeid selliseid õnnestumisi, mis on meelde jäänud, et esimene oli kohe hooaja alguses Euroopa meistrivõistlustel finaali pääsemine. Siis teine eredam hetk oli Rootsis Põhjamaade meistrivõistlused, kus sai teenitud esimesed nii-öelda maailmarankingu punktid. Ja see aitas siis nagu hiljemalt pääseda peale uutele võistlustele, sest varasemalt mul polnud punkte. Aga ilmselt kõige parem hetk oli Eesti meistrikatel olümpiadistantsil 3. koha võtmine. Esimest korda Eesti nagu triatloni eestikatel medal ja ka üldse üks esimesi nagu olümpiadistantsi ja üldse startimise õnnestus algust lõpuni hästi, et sain oma ära tehtud ujumises, tegin oma asja rattas ära ja jooksus tegin ka oma ära. Võib-olla seal oleks võinud veel parem olla, aga ilmselt sai juba nii palju pigistatud enne, et jooks tuli nii nagu tuli. Gregor, miks lühkarid? Miks lühkarid? Sest see soe ilm on hetkel. Teised alahindavad enda võimeid, ma kunagi alahinda. Ma tahtsin öelda ka seda, et kandke päikseprille, kaitske oma silmi. Isegi kui päike ei paista. Isegi kui päike ei paista, sest et ükskord ilmub päike taas. Väljakutseid nagu otseselt ei ole olnud, on olnud lihtsalt pikad päevad ja üldine väsimus ja sellega kaasnevad madalamad võimekused, et mul on nüüd see hooaeg tuleb erinev, aga iga hooaeg on olnud niimoodi, et kui on olnud hommikul trenn, ma olen läinud kooli, teinud uuesti trenni, uuesti kooli. Kokkuvõttes päev on läinud siuke välja, et ärkan 5, teen trennid, koolid ja jõuan 8-9 ajal koju ja niimoodi mõnikord iga päev nädalas. Ja see on kindlasti jätnud oma mõju kevadise esimestel võistlustel, et lihtsalt kuigi trennid on alla läinud ja justkui vorm oleks hea, aga tegelikult üldine väsimus on nii suur, sest lihtsalt oled kuid iga päev rakkes. Aga see hooaeg peaks erinev tulema, sest mul esimest korda tuleb kevad koolivaba, sest mul on kooligraafik on lihtsalt siuke, et on lõputöö kirjutamine ja aineid pole ja nüüd eks näis, kuidas esimest korda terve kevad vaba ja ainult trennid mõjutab suvevõistlusi. Ma arvan, et tuleb päris suur muutus. Peale seda hooaja ettevalmistuslaagrit Hispaanias ma sain omale kuskilt mononukleoosi külge ja see pani kohe tervisele korraliku põntsu ja mõjutas terve hooaja vältel, nii et ma arvan, see oligi
et ma ise olen pidanud ennast vaimselt üsna võib-olla tugevaks inimeseks, aga võttis võib-olla suurema tüki mu küljest ära, kui ma oleks alguses arvanud. Portugalis tegin oma esimese täiskasvanute karikaetapi võistluse, see oli põnev. Aga kõige paremini õnnestus võib-olla Soome meistrivõistlused, sest see oli ainuke kord, kui ma tundsin, et ma päriselt jõudsin ka pingutada. Muidu oli selline niisama kuidagi tiksumine järgi. Üldiselt kaldun enda sees hoidma kõike. Viimase hetkeni kuniks võiks varem rääkida, enne kui sa lõpuks lihtsalt ahvatad ja hakkama ei saa endaga enam. Et see ongi ilmselt see, mis ma nüüd sain sellest hooajast. Tegelikult neid õppetunde oli päris palju, aga mitte spordis. Oli just võib-olla isiklikus elus rohkem neid õppetunde see suvi. See oli ka võib-olla selline segav faktor, mis ajas natuke pead mul laiali. Aga jah, ma arvan, et sellega kaasnes ka see, et miks ma võib-olla mõndadel hetkedel sellest fookusest välja läksin. Et ma ei saanud teha tööd nii, nagu ma oleks tahtnud, nii nagu ma lubasin endale eelmine suvi või tähendab eelmine hooaeg. Et mida ma see hooaeg paremini teen. Siis see suvi oli selline isiklikel põhjustel natukene mööda maad nirises, et seda oleks kindlasti paremini teha. Põhiline lihtsalt see, et sa oleksid järjepidev, rutiin on väga tähtis, söömine, magamine, nagu ikka spordis, selles mõttes, et eriti isegi see söömine osa minu arust nii palju kui ma nüüd muidu iga aasta olen mõelnud, et söömine mõjutab tohutult, siis ma arvan, et söömine tegelikult ei mõjuta mind vähemalt nii palju. Et minul on magamine see, mis on ütleb, et kui ma lähen kõigele magama, siis ma puhkangi välja ennast, aga isegi kui natukene lähed hiljem magama, siis minu arust mul on tunda seda kõige rohkem. Et söömine on nii, et kui võistlused tulevad, siis söön vähem mingi kommekrõps, mis iganes, aga kui on selline treening, räige tamp on peal, siis ma ei näe, miks ma ei või süüa midagi sellist, mida ma tahan. Ma arvan, et peaksin negatiivsust vähendama oma elus. Et kõik on peas kinni ja siis kui sa mõtled asjad negatiivseks, siis enamasti kukuvad välja. Näiteks Rumeenias tahtsin väga minna võistlushommikul, või mitte võistlushommikul, soojenduse ajal olin veits negatiivne ja siis kukkusin käeluburu, võistelda ei saanud ja oligi läbi. Ma arvan, et see sõltub niimoodi. Ma arvan, et mul on rohkem see riskijav enda. Kuna pole veel nii eesotsas, et peaks mingi seifi mängima, siis tuleb kõik riskida, mis võimalik on riskida. Gregor, mis kava on? Põhimõtteliselt losing game. 8x500 meil siis täna. Põhimõtteliselt on rahulik ujumine, midagi rasket ei ole. Siuke hea algus uuele hooajale. Ja siuke hea algus uuele hooajale, et võtame rahulikult algus, et üle ei tasu pingutada. Jõuludeni on aega veel vaata. Detsembrini kestab hooaja algus. Ja täpselt. Kuni jõuludeni. 24. detsembri näete, mis teil enne hakkame tegema. Praegu on rahulik. Kindlasti ma tooksin välja enda Euroopa meistrivõistlused, et olin siis esikümnes kokkuvõttes ja mis oli suhteliselt märkimisväärne minu jaoks oli see, et ma jooksin esimese poole jooksust liidritega koos. Nii et see on siis, selle enesekindluse võtaksin ma kaasa järgmiseks aastaks. No ma ütleksin, et ongi kõikide alade tugevus, aga triatloni otsustabki lõppkohad jooksis minu jaoks ja jooks on mulle hooaja vältel paremaks läinud kõvasti. Ma ütleks, et asi on kindlasti õigete asjade tegemistes, aga lisaks olen ma enda jooksutehnika kallal ka vaeva näinud, et see päris niisama pole tulnud ka. No ja siiamaani näen, et alati saab paremaks minna. Kindlasti raamatute lugemine aitab mind elus väga palju. Et ma hakkasin lugema eelmisest aastast ja hakkasin lugema siis sellepärast, sest mul inglise keele oskus oli väga nõrke. Ja siis hakkasin ingliskeelseid raamatuid lugema ja pealmiseks valdkonnaks ongi siis sporte. Ja olengi väga palju lugenud sportlaste elulugusi ja sealt saanud palju nippe ja tarkust, mida nemad on teinud ning saan kasutada neid enda sporditeel. Mulle meeldis Alistair Brownlee raamatu üks nippe ja kus ta ütles siis, et sporti pole mõtet teha, kui see ei ole sellest 100% sees.
ja seal pole mõtet niisama siin nagu aega surnuks lüüa, et maailmas on nii palju teisi asju, mida saab ka teha, et kui sa päris ei armasta seda, siis sul pole mõtet seda teha. Et see siis käib minu kohta ka väga palju, sest ma ei teeks sporti, kui ma 100% ei armastaks seda. Selle aasta hooaeg oli jah, pigem siuke teistsugusem kui eelnevate aastate omad, et kaitseväes sain välja 17 juuni ja enne seda ma väga kindlalt ei teadnud üldse, kas ma nagu teen sporti edasi nagu sellisel tasemel, nagu ma praegu teen. Et ma panin seal endale, metsas istudes oli aega küll, et seal märkmikusse kirja erinevad variandid, et kas kooli, tööle, kooli ja trenni, ehk siis erinevad variandid ja lõpuks ikkagi otsustasin spordi ja kooli nii-öelda kasuks siis. Et Otepää laager kindlasti andis ka palju juurde, selles mõttes, et sain tagasi sinna rütmi, mis oli siis vanasti kogu selle pundiga jälle koos olla ja see aitas palju kergemini mul nagu sisse elada uuesti siia nii-öelda treeningrütmi. Järgmine hooaeg ma tahaks ikka juba täiega paugutada, sest enam mingeid selles mõttes takistusi ees ei ole, et kool on nii või naa see, mis käib selle treeningutega kaasas, et see on lihtsalt vaja ka sinna kuhugi ära vahele mahutada ja järgmine hooaeg ikka kavatsen täie rauaga panna, et selle aasta eesmärgiks võib-olla oligi üks, mis jäi täitmata, jooks ja toitumine, et ma võtaks sellega oma järgmise aasta eesmärgiks. Treeningutes ma ei oskaks nagu välja tuua, et me midagi väga drastiliselt muutsime, et me oleme iga aasta üritanud rohkem trenni teha ja rohkem tunde koguda, et suurem maht oleks, aga vist isegi see aasta tuli natuke vähem võrreldes eelmise aastaga, aga see tuli peamiselt sellest, et me tegime rohkem välisvõistlusi ja oligi nii-öelda suurem selles suhtes, et võistluskoormus peale, et ei olnud võimalik nii palju trenni teha. Ja mul oli see aasta natuke rohkem haigusi ka kui eelmine aasta, aga üldiselt pigem oleme sama teed pidi jätkanud. Peamine on, ma arvan, see, et oleks vaja rohkem veel minna välismaale treeninglaagritesse, et kui me eelmine aasta tegime kevadel siis 2 tükki, et siis oleks vaja see aasta kindlasti 1 ka veel talvel teha ja eelistaksin teha seda välismaa sportlastega, et minna kuhugi välismaale mingi treeninggrupi juurde ja teha siis nendega koostööd, et oleks veel rohkem võimalik siis nii-öelda näha, et mismoodi teised teevad ja mis seisus ma teistega võrreldes olen, et nii-öelda oleks seda võrdlusmomenti. Ja ega see kuskilt väljast ei saa väga tulla, et keegi ei saa sulle öelda, et ole nüüd motiveeritud ja siis sellele kaasneb see, et saad motiveeritud, et see peab tulema sinu enda seest ja loomulikult mul on pikad eesmärgid, et kunagi olümpiamängudele jõuda ja seal on kindlasti vaheetapid ka, et mille nimel ma vaeva näen ja et iga päev nii-öelda paremaks saada, et siis sealt see motivatsioon tuleb. Ma arvan, et suurim õnnestumine eelmisel hooajal oli see, et kogu grupp astus jälle sammu võrra edasi. Et ma ei tahaks õnnestumiseks pidada treenerina üksikute väga heade tulemuste saavutamist, vaid seda, mismoodi grupp, nagu terve grupp on edasi liikunud. Et olenemata erinevatest tagasilöökidest kõikidele midagi jagus sellest hooajast ja see teeb mulle head meelt. Suurim õppetund oli Johannes B-finaal siis U23 ja eliidi MM-il või EM-il siis Holstenis. Ja see õppetund on see, et liikumist ei pea ja ei tohi karta enne võistlust, et nad on kõik, selles mõttes me teeme nii palju tööd, et nad võivad soojenduseks teha kas või 3 trenni ära ja peale seda nad suudavad jätkuvalt pingutada. Et sellist nagu, kuidas ma ütlen, nagu hoidmist ja hirmsalt välja puhkamist ja seda, et tegelikkuses seda nii palju ei ole vaja. Et see on asi, mille otsa me selle situatsiooni tõttu, mis tekkis, komistasime,
aga millest ma ka kohe üritasin õppust võtta ja seda juba sellel hooajal siiski mängu tuua. Et ei pea nagu nii-öelda võistlema ja seejärel jalgu seinale panema, vaid võistlusjärgselt võib teha ja tuleb teha trenni ja rahulikud treeningud kuidagipidi ei kärbi seda võimekust sooritusele ja teine, et võib-olla need liikumised ja sellised asjad aitavad hoida ka vaimu sellises konditsioonis, et ollakse valmis endast nagu maksimum andma, et kui liiga kaua istuda ja nii-öelda jalgu üleval hoida ja mõelda ainult võistlusest, siis võib juhtuda, et võisteldakse juba ennem ära, kui stardipauk käib. Et sellise nagu tegevusega, konkreetselt siis 3 treeninguga enne starti, kui neid teha arukalt, siis kuidagipidi ei ole võistlusvõimekus kärbitud. Et see, et me teeme palju tööd, see, et me teeme kõige rohkem tööd, see, et me teeme tööd oma grupi eesmärkide edasiviimisega, see, et me teeme tööd selle nimel, et meil on ka olemas kõik nii-öelda ümbritsev, et edasi minna, see on täiesti nagu given, et see nii peabki olema. Et see ei tähenda seda, et me kuskil järele anname, et me igal juhul liigume kõikide nende asjadega edasi. Et me oleme saavutanud teatud taseme, teatud ootused, ja ma ei arva, et me peaksime jääma siia ootama, et millal me nende kõikide asjadega, mis me praegu juba hästi teeme, et paremaks saame. Parem teeme neid asju veel parem. Kõik inimesed, kes hetkel vaatavad seda videot, tahtsin teile öelda, et tehke elus kõike, mida te tahate. Ärge teisi inimesi kuulake, sest teie süda teab, mis on õige. Ja armastage kõik enda sõpru, veetke neile palju aega ja näeme juba järgmises videos. On norme? Oli norme, ma ei tea. See oli mega norm. Vaat siia.